Nii, tere! Minu jaoks on suur osa sellest auditooriumist võrdlemisi võõrad näod ja võimalik, et ka mina olen teile üsna tundmatu. Ja selle tõttu ma nagu räägin võib-olla natuke teise kandi pealt, kui siin kõik sellised vanad tuttavad. Minu enda folkloorse tantsu kogemus, kui jätta välja see, et ma lasteaias käisin tantsupeol, on väga põgus olnud hilisemal elul. Jah, ma olen käinud tantsupidusid vaatamas, loomulikult ülikoolis olen näinud, mida tudengid teevad, aga põhimõtteliselt sellega see asi piirdus. 2014 sügisel me käisime Sille ja Angelaga Norras ja seal siis käisime ka, oli võimalus minna siis tantsuklubisse ja astusime uksest sisse ja mõte oli nagu ikkagi olla nagu vaataja rohkem, aga natuke aega me seal olime, kui juba tuli üks noormees, võttis mu tantsima ja ma lihtsalt pidin tantsima. Nüüd, ma ütlen ausalt, et ma olen võrdlemisi koba. Ma olen väga aeglane õppija, nii et see oli nagu, aga see kogemus oli väga positiivne, sest see minu partner oli niivõrd hea oskaja, et ta lihtsalt kandis nii-öelda sealt nendest tantsudest läbi, õpetas natukene väga delikaatselt, väga viisakalt ja nii see läks. Ja mul nagu tekkis selline tantsupisik. Nüüd 2015 jäi vahele, siis ma tegelesin oma doktoritöö kirjutamisega, aga 2016 sügisel ma otsustasin selle asja tõsiselt käsile võtta. Esimene samm, ma läksin koos oma esimese kursuse tudengitega tantsutundi, siis Eesti tantsutundi, et natukene siis ennast kindlamini tunda. Ma ei tea, kuidas inimestel on, kas teil on hea tunne minna õppejõuna koos tudengitega tundi, eriti kui te teate, et ei ole mitte seal prof, vaid te olete enam-vähem samal tasemel, kui mitte kehv. Nii et see oli nagu selline paras enesirjutus, ainus lohutus oli see, et kuna ma olin neid tudengeid näinud sisseastumiskatsetel, siis ma teadsin, et nende hulgas on ka selliseid samasuguseid kobasid nagu mina. Nii et järgmine samm oli siis see, et ma läksin tantsuklubisse. Nüüd ma pean tunnistama, et jällegi asi, mis minu jaoks on alati raske, ma olen lapsest saati kartnud võõrastesse kohtadesse minekut. See on tõsine paanika, see ei ole mitte niimoodi, et lähen. Mul on raske minna võõrastesse ametiasutustesse ja igasugustesse muudesse kohtadesse. Esimene kord mul vedas, mul oli kaasas minu endine õpilane, me läksime koos, me tantsisime koos ja siis ma olin juba sealt uksest ükskord sisse läinud ja siis oli järgmine kord nagu kerge. Nii et siis nüüd järgmine kord olin ma siis tõesti see üksildane võitaja. Üksildane võitaja, kes läheb küll juba ükskord käinud kohta, aga tegelikult on see minu jaoks ikkagi võõras situatsioon. Ma ei tunne sealt sisuliselt mitte kedagi, kõik näod on enam-vähem võõrad, mõni nägu juba on küll eelmisest korrast natuke tuttav. Ja ma ei tea neid tantse tegelikult, mitte midagi. Ja lõpuks ma olen ka õudne koba. Ja ma ütlen ausalt, et see on selline situatsioon, mis on hirmutav ja ainus, mis mind nagu on sundinud ikka sinna minema, et iga kord, kui mul on õnnestunud tantsida ja ma lähen sinna tantsima, mitte suhtuma, ma lähen tantsima, selge, ma tahan seda, siis see kogemus on nii palju meeldiv, et ma olen ikkagi julgenud iga kord pärast väikest siseheitlust julgen jälle minna. Nüüd olukorrad, mis teevad selle asja kergemaks. Mõnikord on niimoodi, et tantsuklubis alustatakse siis nende tantsumängudega või kui seal on nagu õpitoa moodi, siis õpetatakse. Ehk teisiti öeldes, sa satud situatsiooni, kus sa nagu võid kohe liituda mingisuguse tegevusse, sa ei pea seal ise väga kedagi ringi vaatama otsima. Ja siis juba, kui sa oled natuke aega nagu koos tantsinud, siis ikka hoiad kellelgi käest kinni, et kuule, lähme nüüd teeme edasi nii-öelda. Et see on nagu asi, mis alati hõlgustab. Ja mõnikord jällegi on õnn see, et mõni tuttav tuleb ette ja siis on jälle kellega nagu tantsida. Kuid kõige raskem on siis see kord, kui ei ole kedagi tuttavat ja ei ole ka nagu seda
seda eelmängu nii-öelda, seda tantsumängu seal. Ja siis sa võtad oma julguse kokku ja valid selle ohvri välja, kes seal on. Ja siis tantsid. Nüüd, ma ei oska öelda, kuidas on Tartus või kusagil mujal, aga Tallinnas ikkagi tavaliselt sa näed, et inimesed on nagu baari kaupa või seal on mingid seltskonnad, väga ei tügi sinna siis vahele. Katsud hoida sellise jälle samasuguse üksildes huvita, et ma on üksi, mis nagu tahaks tantsida, okei. Nii et ma olen nagu nüüd 2016 sügis ja 2017 sügis käinud. Asjast on nii palju kasu, et esiteks tänu siis ikkagi nendele koos tantsitud tudengitega. Ma olen istuma jäänud, et ma olen 2 korda käinud esimese kursusega ja järgmine aasta tuleb jälle minna esimese kursusega, sest lihtsalt võtab aega. Aga ma tunnen, et ma olen paremaks läinud. Ma olen tantsuklubis käinud niimoodi ka ikka julguse kokkuvõttes ja käinud ja arvan ka, et olen paremaks läinud. Mõnikord isegi mõni kolleeg ütleb, et juba täitsa tuleb välja. Ja mis siis nagu on see, mida ma olen õppinud. Esimene asi on muidugi tõesti puhtalt eneseületamist. Ja kui sa oled 1 kord käinud, siis teine kord on lihtsam ja kui sa oled 2 korda käinud, siis 3. kord on lihtsam. Oled õppinud selle, et elad sellega üle, kui sulle korva antakse ja öeldakse, et kui ma praegu nagu ei tule tantsima. Ja mõnikord juhtub seda 2 korda järjest ja siis sa mõtled, äkki ma peaks koju minema, aga äkki või prooviks. Nüüd, see on nii-öelda puhtalt enese poole pealt. Siis tantse ise. Mõnikord on ka väga hea see, et öeldakse, et mis tantsuga on tegemist. Siis sa saad koju minna YouTube'ist midagi üles otsida ja kui mul on aega, siis ma vahest niimoodi harjutan. Ma vaatan sealt natukene, tuletan meelde, mis oli ja proovin läbi. Ma ei ütle, ma ei võta väga kiiresti kinni, nii et ta jälle läheb ära, aga järgmine kord on kergem. Ja jälgid jällegi, kuidas nagu inimesed erinevalt tantsivad. Nüüd, koos partneriga ma olen õppinud seda, et inimeste musikaalsus on väga erinev. On inimesi, kes tundub, et tantsivad muusikast mööda, nad ei lase ennast muusikast häirida. Aga on ka inimesed, kes on musikaalsed, see tähendab, kui ma teda vaatan, siis mul ei teki probleeme, kui me koos tantsime, siis me kehad päris sünkroonis ei ole. See tundub kummaline ja ma ei taha öelda, ja ma ei oska öelda, kumb meist on musikaalsem või mitte musikaalne, aga ühesõnaga see, et ka need kehad hakkaksid kahekesi koos ühtemoodi muusikasse minema, ei ole mitte enesestmõistetav. Ja see kehade tajumine, hea partner, kes on väga kogenud, see suudab nagu väga kergesti siin kaasa võtta. Aga kui on 2 samasugust algajat nagu mina ja siis see uus partner, siis võtab aega. Ja nagu see mõnu, mis tuleb sellisest hetkest, kui sa nagu hakkad seda partnerit tunnetama ja tajuma, see nagu tasub selle kõik jälle selle vaeva ära. Peale selle ma mõtlesin ka, et millised on nagu need oskused, ma ei räägi konkreetselt tantsu sammude oskusest ja nii edasi, aga ka tõesti see partneri tunnetus, aga see, kuidas õpib teist suunama. Eestlased ei vaata väga silma, nii et silma teab, et me nagu ei saa väga aru, kuhu me suundume. Aga need käemärgid, surved, kuidas jällegi hea partner suudab siin väga hästi suunata lihtsalt sellega, kuidas ta siin soov või survestab või jalga või lükkab või... Et need on nagu niisugused väga põnevad momendid ja ma mõtlen jälle, et see on nagu elus ka väga kasulik oskus, natukene kaugemalt. Lapsi mul ei ole, aga koer on näiteks väga hea suunata käemärkidega. Ja nagu üldse sa nagu tajud elu kehaga hoopis teistmoodi. Ja nagu ma ütlesin, et meie kultuur on selline, et me väga kehaga lähestikku ei ole, aga et kui sa oled nagu olnud kellegagi niimoodi koos, seda ma märkasin ka pärast kontakti improvisatsiooniga
tegelemist. Et kui sa oled inimestega nagu koos tihedalt olnud ja tantsinud ja et sul on nagu teine, sa nagu usaldad neid tunduvalt rohkem kui siis, kui sa ei ole seda teinud. See ei tähenda, et sa oled väga sõber või et sa oled valmis igast asju tegema, aga sa nagu tead, et meil on nagu mingi siuke, ma ütleksin, koos higistamise tunne. Ja see nagu seob sellisel kujul, mida lihtsalt niisugune distantsil olemine ei tee. Nii et kui ma nagu mõtlesin, et milleks oleks kasulik tantsuõpe igale inimesele, me räägime koolis ja siis räägitakse rüht ja siis räägitakse selline liikumise harjumuses ja kõik on väga, väga hea ja õige. Aga peale selle on sellel veel, ta loob sellise kogukonna ja ühtsustunde, mida ka teeb sageli koostöötamine, aga me tänapäeval väga palju ei tee koos. Ja teine asi tõesti, et kui need kehad on lähesti, kus sa õpid inimest tunnetama just ka kehaliselt ja sa tajud, kui tähtis tegelikult on see, et me üksteist kuulame oma kehaga ja kui palju me saame sellest informatsiooni ja kui palju me saame ka inimestel pingeid maha võtta selle samaga, et me oskame seda ära tunda ja me oskame seda võib-olla kehaliselt kuidagi õpetada teda, et nüüd sa võid näiteks hingata välja ja sul on kohe parem olla. Nii et need on nagu niisugust minu tantsuklubist saadud kogemused ja nagu tähelepanekud, aga jah, et kui nagu öelda selle konkreetse klubi koha peal, siis see, mida ma nagu mõtlesin, et kui me tahaksime, et seal klubis käiksid ka sellised minu tüüpi üksidased uitajad, siis väga kasulik on, kui seal on siiski selliseid tantsumänge, kuna inimesed ei tule ühel ajal, siis jälle iga mingisuguse aja tagant, et nagu kaasata neid, kes võib-olla muidu tunneksid ennast väga ebakindlalt ja ei julge seal olla. Et teine asi, et kui ikkagi öeldakse nende tantsude nimel, et mida tantsitakse, et näiteks me tudengeid suuname vahest sinna tantsuklubisse, et vaadake, siis ta oskab ka seda nagu sellega, mida ta seal tunnis teeb, siis seostada ja teab, et see on see tants, saab ka kodus jälle järgi vaadata, kui rohkem huvitab. Et seda nagu ei ole ja lõpuks, et ma ka tunneks, et väga tore oleks, kui see tantsuklubi oleks natukene avatum uute suhtes, et meie ja sealhulgas ei oleks nii kinnised, et me julgeksime üksteisele otsa vaadata, et me julgeksime üksteist vast tantsima kutsuda. Et ühesõnaga, et inimesed ei tunneks, et kui mul ei ole sõpru, siis mul ei ole sinna mõtet minna. Et neid sõpru on võimalik nagu leida. Ja ma ütlen veel kord, et kas või et see on minu tantsuklubi sõber, võib-olla me väljaspool ei suhtle, aga et seal võib ju ka suhelda ainult selle kaudu. Nii et ma rohkem siin ei heigetaks, kui kellelgi on küsimusi või tähelepanekuid, siis muidugi väga tore. Tähendab, kuna Norra ja Tallinna omal, ma selles mõttes ei oska nagu öelda, et ma olen ju Norra omas käisin ainult üks kord ja Tallinna omas ma olen rohkem käinud, aga ütleme, see erinevus oli et seal Norra omas kohe võeti, mul ei lastud seal nurgas istuda ja vaadelda, et Sille oli ka, et Sille isegi tundis, et ta oleks tahtnud vaadata, aga juba võeti kaasa. Ühesõnaga, et see osalemise kaasavõtmine oli nagu suurem. Ma ei tea, kas see on üldiselt omane või oli see ainult sellele korrale omane, ma ei saa seda öelda. Aga Tallinnas ei ole nagu väga naljalt mind keegi kutsunud. Ma olen alati ise see algataja, kes läheb juurde ja ütleb, palun, kas te tuleksite minu tantsima. Et võib-olla ma olen nii hirmutav, aga et ühesõnaga nagu see oli see vahe ja see oli see, mis mind nagu tõsiselt nagu kutsus, sest kui ma oleks lihtsalt istunud ja vaadanud, ma ei oleks hakanud käima. Et selles mõttes nagu see teeb vahe sisse. Kui ma tegin Norrat, kuna ma käisin paaris veel, siis pigem see on neil kombeks, jah. Pigem nad võtsid kogu aeg niimoodi. Aga ma ütlen, et see võib olla see, et kui Egil nagu on harjunud sinna neid võõred viima, siis nad nii-öelda pooled ei ole tudengid, nad on ka harjunud neid võõred kohe kaasama, et sinna viiakse kogu aeg välistudengid ja asju, rahvitaks kohale. Et neil ongi selline komme, et ma kaasan seda.
et noh, et nagu jällegi ma oskan ainult Tallinna tantsuklubi kohta öelda, et noh, ma nagu tunnen, et ta on rohkem nagu siuke omade jaoks see, et kui sa sinna, see on nagu, ja ma arvan, et see on natuke ka Eestile omane, et kipub olema käinud küll hoopis teiste üritustega, siis väliseestlaste mõningatel asjadel ja see on nagu klassi kokkutulek, et noh, et kõik omad saavad kokku ja ei ole tore, aga kui sa sinna klassi ei kuulu, siis sul on nagu väga raske sinna klassi minna. Ja noh, et see nõuab nagu suurt eneseületamist. Et noh, lihtsalt nagu ma räägin, et õnneks ma olen sellises vanuses, kui ma oleks 20 aastat noorem, siis ma võib-olla seda ei oleks teinud. Räägin ka sellest, kui ma oleks 30 aastat noorem, siis ma oleks värisenud ja istunud kuskil ei tea kus kohas. Noh, ma jällegi, et ma olen ainult ühel kontaktimprovisatsiooni jämmil käinud ja see ei olnud päris võõrad, et noh, nad olid nagu tuttavamad inimesed. Et ma ei oska nagu selles mõttes võrrelda seda ja kui kerge on kaasa minna või mitte kaasa minna. Lihtsalt, et ma oletan, et kui sa lähed jämmile, siis ja selle asja nimi on kontaktimprovisatsiooni jämm, ja sa võid ju alustada seal põlandul pühendamisest üksi, eks ole, aga teised tulevad üsna ruttu kaasa. Et noh, selles mõttes nagu sellesse formaati on sisse kirjutatud see asi, et sind kaasatakse kiiremini. Ja noh, et need põhimõtted on nagu selles mõttes kõikidele osalejatele rohkem teada. Et tantsuklubis ma oletan, et need, kes seal nagu on sellised regulaarsemad käijad, nende jaoks on olemas need reeglid, mida nad tegelikult ei ütle, et seal on reeglid, eks ole. Põhimõtteliselt peaks olema nii, et kõik on avatud ja kõik on teretulnud ja nii edasi. Ja ma ei taha öelda, et keegi ütleks, et sa ei ole seda teretulnud, aga lihtsalt, kuna see on nagu niisugune, noh, kõik tunnevad, eks ma näen, kuidas see tulevad, tere, noh, tervitavad, haaravad. Jaa, tore. Aga mul ei ole seda. Ja siis sa nagu oled selgi ebakindlamas positsioonis. Ei noh, kuna see on nagu nii improvisatsioon, siis ei eeldata üldse mingi vormi ja sa ei tegele nagu selles mõttes selle vormi otsinguga, et noh, ma räägin puhtalt jämmi, eks ole, olukorrast, mitte sellest, et sa võib-olla lood mingit lavastust. No, võt see on see, mille kohast ma ei tea, sest ma ei oska nagu seda sisevaadet nagu igaüks otsib mingit erinevat kompetentsi ja kohe alguses, kuhu see inimene tuleb, et siis nagu hakatakse seda nagu vaatlema, et kuhu nagu mõtteviisi see inimene või et mis selle inimese kompetents võiks üldse olla, see ei pruugi olla tehniline, see võib olla ka see vaateline nagu, et mis asja, mina näiteks vaatan, kas ta tuleb lavalise rahvatantsuõttega või tuleb. Ma nagu vaatan, kas see inimene, kes tuli nüüd, mida ma ei tunne, on ju, ma vaatan, et kas tal on nagu lavaline võte, see tähendab seda, et kas ma kui ma võtan endale partneriks, et kas ta tegelikult on mulle nagu mugavalt ühtleb või ei ole, sest tavaliselt võttes ta ei pruugi olla mugavalt ühtleb. Et nagu, et selles mõttes ma hindan tema mingisugust kompetentsi juba. Ja teiseks, kedagi võib olla huvitav ka just see kultuuriline kompetents, et see uus inimene, kes tuleb, see ongi ka huvitatud sellest, et siin ei märtsitakse midagi, mis oli moes 1,5 aastat tagasi. Et ta ei tulegi sinna seda nagu täiesti ümber pöörama uueks kompetents. Selles mõttes küll. Tahtsin lisada juurde
Ja, ma tahtsin öelda vastuvaielile kontaktimprovisatsiooni puhul, et see on ikkagi tantsustiil ja seal on samamoodi kompetents ja seal on samamoodi häätamised ja halvatamised, kes tegelikult, ma küll nagu ütlen, et sa kaugelt nüüd ära oleks ja tantsija juba tuleb teatud tunnetusega ja seal on eesmärk ikkagi koos tantsida ja seal on omad vormid ja seal on väga oluline oma tunnetus veel enam, see ei ole ainult tantsuvõte, vaid seal on suurem kokkupuute pilt. Seal on see usalduse küsimus väga palju. Ja seal on usaldus, aga seal on ka flow, seal on ka tõsted, mis viivad kuhugi, et seal on kindel eesmärk, samamoodi. Ja mulle väga meeldib kusjuures praegu see paralleel tantsuklubiga, sest seal on ka, kes ei julge tatsiga tulla, ta on kõrvale ääres ja seal on täpselt samamoodi see barjäär, et võib-olla mind ei võetagi tantsima. Ja seal samamoodi, nagu Kati praegu ütles, et sinna tulevad võib-olla 2 inimest eesmärgiga ära kasutada see tantsupõrand ja nad jäävad koos tantsima ja nad ei võtagi kedagi enda juurde 3. ja 4. See on lihtsalt huvitav, et praegu see kontaktimpro näide, kui mina oma ettekandes, kohe pärast tuleb, eile õhtul võtsin selle slaidi välja, mis mul oli ka kontaktimproga tõmmatud paralleel. Et tõesti neid paralleele tegelikult on väga palju. Just see seltskondlik pool, eks ole, koos ja kes kellega tahab, kes kellega oskab ja kellest on huvitatud ja kes tahab sellega koos. Aga tantsuklubi osas mul endal 2 sellist kogemust, et sa ütlesid, et sa lähed ja siis sa näed, kõik tunnevad üksteist ja siis sa seal loed niimoodi. Ja ma olen 2 korral sattunud tantsklubisse niimoodi, et ma ei tundnud mitte kedagi. Ükskord ma olin täitsa lapsena Tartus ja siis oli sellest ka kindlasti abi, et ma olin laps, et ma julgesin. Aga ma ei tundnud mitte kedagi, aga ma oskasin kõiki tantse. Ja sellepärast ma läksin väga julgelt nagu kohe, kui muusika hakkas mängima, siis võtsin selle tantsu ära. See on asi, mida ma nüüd täiskasvana ei tees võõras kohas. Aga siis lapsena ma läksin ju kohe tantsima, kui ma võtsin selle tantsu ära. Ja hiljem siis ülikoolis tudengina oli ka niimoodi, ma Tallinna tantsuklubist, ma ei olnud seal käinud varem eriti ja teadsin näputi mõnda inimest. Ja siis, kui ma läksin, oli täpselt samamoodi, et ma ei tundnud mitte kedagi, aga sinuga võrreldes mul oli see eelis, et ma tundsin seda, mida seal tehakse. Ja siis oli väga lihtne kaasa minna. No, ma tahangi öelda, et vaata, kui see nüüd, kus ma ka nagu natuke rohkem neid tantse tunnen, see annab ju enesekindlust natuke juurde. Ja sa julged minna ja sa julged ka küsida seda sama partnerit. Kui sa tead, et sa oled õudne koba, siis sul on ka selles mõttes raskem, et sa tead, et sa oled talle ka koormad. See enesekriitika on seal veel juures, eks ole. Ja no, ma olen üldiselt selles mõttes, et kuna ma nagu tahan õppida, siis ma olen nagu valmis minema igasugust asju. No, käigu pealt siis õppin ja no mis siis, et olen koba, nagu see on nagu see asi, mida ma nagu nüüd, nagu kui ma seda tean väga hästi, siis seda ma enam ei häbene. Et no ma ütlen, et see on nagu sellise vanusega tuleb, et 20-sed sa oled nagu õudselt häbened seda, et sa rumal oled. Aga 50-sed sa juba julged, no tühja ka, no mis siis keegi ei ole sündinud targana, no õpid siis, no. Anni tähtis, ja ma tahtsin kommenteerida seda, et üks hetk, kus sa ei karda midagi, siis kui sa oled esimeses klassis, siis ma nägin seda Leesikate tantsuklubil esimest korda väljavaates nüüd see aasta toimus üks hästi maagiline hetk, et suhtele tantsuklubi. Ansambel mängib ja kõik tantsivad tantse ja esimese klassi, eriti just seal tüdrukud jäid, jah, vist olid enamik tüdrukud, esimese klassi lapsed, meil oli natukene siis puhkusõigus korras või liigimused tantsuklubi. Neil ei olnud kohutust kaasa tantsida, neil ei olnud öeldud, mis kuidas nad käituma. Ja nad said spontaanselt, täiesti nagu alateadlikult aru, kuidas see käib. Ja nad tantsisid lihtsalt kõike kaasa. Kõik nad ei osanud mitte midagi, nad ei osanud ühtegi ennast tantsida. Aga nad lihtsalt ilma ühe hirmuta tantsisid, kõik tantsid kohe kaasa. No ma tegin, mina esimeses klassis ei olnud selle. Ja eks ma ütlen, et seal on see maagiline hetk, kus öelda, kus nagu kui sa ei oska nagu karta seda, et sa oled koba, siis tegelikult võib-olla see enam peaaegu kohe ei ole koba. Et osades tantsudes, kus sa pead lihtsalt võib-olla kõndima, kus ei ole seda paaris pöördumist, kus ei ole keerulisi tehnilisi asju, ei ole absoluutselt nagu, sa õpidki niimoodi ühe tantsu jooksul 10 minutit kesta, no see ongi see, mis ma olen öeldud, kui nagu on need nii-öelda õpitoalaadsed klubi õhtud, eks ole,
neid on ju olnud, siis seal on alati kergem. Mis siis, et pool seltskonda oskab nagu kõike, aga noh, tähendab, kuna seda nagu ei eeldata, siis sa lähed nagu sellesse rahulikult sisse. Ja noh, okei, ma ütlen veel kord, et kui välja ei tule, ma tean niigi, et noh, jumal temaga, eks ole, aga ma lihtsalt katsetan. Aga noh, ma räägin, et kui ma olin noorem, siis ja noh, ma nagu tunnen ära noh, noorte inimeste puhul, vanemad puhul ka, et kes on nagu juba, jah. Ma ütlen kommentaariks siia sinu positiivsetele sisenditele, eks ole, kuhu see edasi läheb, on see, et ütleme nii 3-4-5 aasta pärast oled sina see esimene, kes läheb sinna tormab esimesena tantsulatsi peale ja võtab teisi, näidab teistele ette, kuidas tuleb ühte või teist tantsu Nii, aga ma vaatan, et aeg jookseb, et ikka tuleb anda järgmise, aga me võime seda jätkata siin aruteludes. Nii, tänan.